Nii, aga hea volikogu liikmed, meil on täna hästi täpne graafik, nii et me peaks olema kell 6 siis oma istungiga valmis. Ja siis meil on pool tundi aega natukene keha kinnitada ja siis meiega viib läbi ühe meeskonnatöö. Selline noormees nagu Reiko, tema on siis seiklusringis, nii et ma väga palun, kui kellegi vähegi võimalik, siis jääks siia ja teeks ühe ühise meeskonnatöö siis ametnikes ka, kes on täna valmis meiega koos mängima. Nii, aga sünnipäevalapsi meil juunikuuses ei ole, küll on mul aga au anda üle üks raamat vallavanemale ja Kehtna raamatukogule ja vallavalitsusele. Nimelt Asta Paeste, Järvakandi seda inimene on välja lasknud värskelt prügikojast tulnud Järvakandi kandilised kultuurilood. Asta sai 1. jaanuaril 90-aastaseks ja 5 aastat pani ta siis Järvakandi ajalugu kokku. Ja see on siis siia vahele kõidetud, nii et ta andis selle kaasa ja palus selle siis ühendusega anda edasi vallavanemale tänuga toetuse eest Asta. Iga suupidamine rumalus saada, et sellised inimesed võiks viisid seda teha ja neid ongi tegelikult päris suur. Ja Asta suur soov on, et see jõuaks ka tegelikult presidendi kaasa teist, et ma katsun siis selle asja ära mõneda, et see siin jõuaks. Ja siis tüdrukud võtavad need raamatud ühe sellega, mis toimuvad. Nii, aga 17 volikogu liiget on meil täna. Ja ma arvan, et me võime alustada, päevakord on ees. Kas on päevakorra suhtes ettepanekuid? Soovib keegi midagi lisada? Ja paluks. Mina sooviks panna ühe infopunkti alla punkti valla noorte valdkonna rahulolu küsitluse kohta. Mõned küsimused. Kui jõuame, niimoodi, et me jõuame. Ja nüüd on lühkised küsimused. Kellegi veel midagi? Sealt on, kas see päevakord on muutunud, see, mis meile saadeti, oli teistsugune päevakord. Nii, nimel. Seal muude küsimuste all oli see ülevaadega sellest staadioni kontserdist. Minul on tõsid välja trükituna kirjas. Rinaldo pidi tulema sellest ettekannetega. Siin praegu seda enam ei olnud. Aga ta oli jah, minul on ka seda. Et ta leppis kokku, et ei tule või? Ei, üks juttu ei olnud. Minule ta ütles kogu lugupidamise juures volikogu esimehe vastu ta tuleb, sest ta jäi varsti vaidlema kuus. Võin kommenteerida, et alguses tõepoolest pidi tulema vargi, aga tal on üks õnnetusündmus, mille tõttu ta ei saa tulla. Hästi. Aga... Siin on tegelikult mingisugune info, kus on midagi ära kohta. Aga kas äkki on siis kellegi võimalik teisel anda natukene mingit ülevaadet, et sellega seoses oleks küll mõned küsimused? Tegelikult see punkt siia päevakorda sattus kogukonna komisjonist, et meil tuli seal nagu teemaks, et kas mõned kogukonna hirmud lihtsalt, et haiamaade suhtes ja selles mõttes, et variant on siis, kuna see tuli minule ka praegu teadmata, siis variant on see, et äkki keegi kirjalikult siis. Ettepanek, et kui need hirmud suhtes, siis ma võin kahe sõnaga küll paar asja öelda. Aga väga üldiselt. Teeme väga üldiselt. Kui sellest on kasu. Ja kui tekivad küsimused, siis me saame esitada need ametnikele kirjalikult ja me saame siis vastuseid. Teeme siis sellised. Nii, ja kui rohkem päevakorra suhtes ettepanekuid küsimusi ei ole, siis me paneks päevakorra hääletamisele, nii et olge hea, andke käega palun märku, kui te olete siin päevakorra poolt. Kõik ühel häälel, aitäh, päevakord on kinnitatud. Esimene päevakorra punkt on siis loa andmine riigihanke Kehtna valla tänava valgustuse renoveerimine ja haldamine 2024 kuni 2034. Hankelepingu sõlmimiseks ja pikaajalise finantskohustuse võtmiseks ja ettekandjaks Villu Pihlakas. Nii et panen aja jooksma, 15 minutit on ette antud, katsuks siia ära mahtida. Villu, ole hea. Vaatame väga palju aega, põhimõtteliselt olen selle asjaga tegelenud tänasest 8 kuud.
Nüüd viimasel ajal on natukene seisma jäänud asi, on korraldatud siis hange, mille tulemusena võiks Lietna vallas välja vahetada kõik tänavavalgustid. Lisaks ka sinna natukene tarkust juurde panna, et siis kiibijuhtimist. Loen ette, kes hanke tulemused, kokku 5 pakkujat, 1 pakkuja ei kvalifitseerunud kahjuks, sest et ta ei osanud natukene tabelit täita, see oli eriarvamus. Hakkan siis peale sellest, et eelnevatel aastatel need ise tees koos praeguse teenusepakkujaga Trigeriga pluss Elekter iga-aastaselt siis on kulunud umbes täpselt nii, et 2021 aasta kulus valla eelarvest selle jaoks 75 000, 2022 kulus selle jaoks 115 000, 2023 kulus selle jaoks 86 000 jämedalt. Ja 2024. aasta 4 kuu kulu oli 39 000, tänaseks on see number suurem, ta on vist 44 000 juures. Selle sees on siis Elekter, võrgutasu ja kõiksugu muud asjad, mis seal juhtunud on, kus on mõni valguski läbi läinud, üldjuhul on see künnide vahetamised, kõik postid, mis on puruks heidetud ja mingid muud kahjustused, need ma olen suutnud läbi kindlustust ja siis nii-öelda välja ajada. Selles osas alla kulu ei ole. See teinekord, see kindlustusest välja ajamine, see päris keeruline protsess, et see on jälgida ajamine, kes kuhu ja kui palju ja ühesõnaga reiknumbrite leidmine, kes see kindlustusfirma, et see on päris ajamahukas töö, aga lihtsalt see on niisugune nii-öelda nuuskimine ka, et sa tuleb leida kuskilt maalt üles 90% ajast ma olen leidnud ka nad. Kui kellelgi juhtub seda, siis ärge kartke sellest teavitada, teil ongi liikluskindlustus selle jaoks. Siis hanke tulemused. 4 tükki kvalifitseerus, kõige odavam pakkumine või kõige soodsam on Enefit aktsiaselts. 10 aasta kogumaksumus oleks siis 971 000 ja igakuine makse 8150. Kui ma toon see kõrvale meie eelmise aasta makse, see oli 7100, see on siis ise tees, 2022 oli 9600 eurot selleks. See oleneb kõik sellest, kui palju me lampe külle läbi läheb ja kui palju me elektrit tarbime. Miks hind on või kuutasu natuke maas on see, et meil on tuletöösel kustus, et siis üldjuhul õhtul kella 12, hommikul kella 6 kustus mõningate eranditega, kus Järvakandis on varem põlevad, kus lähevad inimesed tehastesse tööle ja siis Keavas on raudteejaama juurde. Aga hanke tulemusena tuleks neid 5 kõik võetud tööle mitte küll täisvõimsusel, aga ikkagi paneks. Ehk siis need lambid on eelprogrammeeritud jamad motiiliga. Süttimise hetkest kuni õhtul kella 10-ni poleks nad 100% võimsusega, et siis 100% valgust, 10-st 11 või 70% või 12 peast hetkel ei mäleta. Siis täisööiseks ajaks, kui täna tuled on täiesti kustus, oleksid lambid 30% võimsusega. Meil on üks liin olemas tegelikult Keavas. Ma sain seda ka alles sisuliselt eelmine aasta teada, et seal on samasugune hämardusprofiil ja ma käisin seda öösel vaatamisega silmaga väga aru ei saagi, et midagi muutunud oleks, tuleb põlevkivist võimsust kasutada 70% väärtusel. Kaareperes Saare tänaval on ka? Seal on ka jah, kui seal osad on välja vahetatud juba, seda ei ole nagu terviklik. See kunagi sinna tehtud on see juba. Loen siin teised pakkumised ka üles, et KH Energiakonsult tegi ka pakkumise kogumaksumust 30 000 ja 1,3 miljonit. Kuumaksega siis 11 000. HS Inseneribüroo OÜ oli 1,2 miljonit, 10 200 kuumakse ja Elpanet OÜ oli 2 miljonit 196 000. Maksumusega iga kuu viiselt 12 200 koos elektriga. See nende summade sees on siis see, et teenusepakkuja vahetab välja lambid eelprogrammeeritavate vastu. Enamus kilpe ehitatakse ümber, pannakse peale kriidendussüsteem, ehk siis on kaugelt jälgitavad. Siis on seal hämardusprofiil sees, siis on konsoolide vahetus sees. Tänava posti küljes mõni lamp on mingi imelik võiks nurga, et siis tegelikult tänava peale peaks 90 kraadiste nurga peale jõudma.
vahetatakse ka need välja. Ja siis seal sees on ka järelhooldus nii-öelda, mis on siis lepingusse ja tehnilisse kirjeldusse kirjutatud ka, et kui lamp kustub, siis teenusepakkuja peab suutma seda 5 tööpäevaga välja vahetada. Kui tänane on olukord selline, kus mõnes kohas ma saan 6 aega hiljem öelda, et kui mitu lampi ammu kustub, siis sellega võiks olukord paraneda, asi toimub kiiremini. Ja meie jaoks on see oluline selles osas, et kui see lamp läbi läheb, siis see ei ole enam meie kulu ja mure, siis see on teenusepakkuja mure, kus ta seda katta sinna saab. Siis on võetud ka eraldiseisvad pakkumine siis selle jaoks, kui ise omaenda finantseeringuga teeks. Kui me teeme nii-öelda samalaadse variandi, mis täna astronoomiliste kelladega, siis Eesti elektri hinna pakkumine tuli 558 000. Aga see eeldab seda, et siis on vaja investeeringute jaoks vabalt laenu võtta, sest et selle sees ei ole seda, et ettevõte võtab endale mingi kohustuse. Sellele 558 000 lisandub ka veel üks leping, mis tähendab hooldust, mis tuleb veel eraldi seisnud võtta sinna juurde. Jah, ilmselt ilmselt mõistlik selles mõttes, et kui on uued valgustel asjad, siis nad ei pea niimoodi kontrollimas käima. Mis astronoomiliste kellade puudus on see, et hooldaja peab kõik liinid käsitsi läbi sõitma sisuliselt. Ehk siis täna pannakse 2 meest autosse, nad sõidavad terve valla iga kuu läbi. Seda nad teevad täna iga päev, nii nagu kui mina olen Kehta vallas töötanud, eelnevatel aastatel on seda tehtud. Ehk siis, kui vaadata natuke looduse vaatest ja nii edasi, siis iga kui need CO2 tõus meie viimale, kui teha Kridenskilbi-põhise juhtimisega, siis on kogu 644 000. Aga see tähendab seda, et hooldus peab ikka maksma, hoolduse kuutasu ilmselt tuleb väiksem, sest Kridenssüsteem suudab anda anomaalist teada liinis. Ehk siis, kui hooldust on vaja teha või seda lampi vahetada, siis sõidab konkreetselt selle liini juurde ja nad leiavad sealt selle tõenäoliselt poole väiksema ajaga üles, isegi veel kiiremini. Siis jah, hakkes oleks saanud tegelikult küsida veel täpsemaks neid asju, et oleks saanud ka minna nii, et saaks igat valgustit eraldi juhtuda, aga see ei olnud nagu optimaalne, sest see asi nii laiali valgusi. Mis ma veel siis? Igast komisjonist on see läbi käinud, inimestel on erinevad arvamused, kõigiga on nõus, selle poolt ta ongi kulukam. Samad kogume siin oma eelarvesse ära, saaks kehtivale elanikele pakkuda siis sisuliselt täna sama raha eest palju paremat kvaliteeti valgustuse osas. Kui ma hakkaks ise tegema, siis ma enam-vähem arvestasin välja, et kui peaksin oma eelarve mahus tegema, siis täna on 95 000, siis sisuliselt ma ei saagi mitte midagi teha. Oleks vaja enam-vähem saada siin eelarvesse juurde nii palju raha, et oleks iga aastas läheks 200 000 kasutada ja siis ma saaksin peaaegu 6 aastaga need asjad nagu vahetatud. Selles mõttes, et selle aja peal juba esimesed lambid hakkavad väikselt amortiseeruma. Sest et tootja annab üldjuhul 2 aastat garantiid. Küll saab siin mõningad tootjad saab seda garantiid juurde osta, aga see maksab samamoodi raha. Nii tema tasud väita eest seda ei tehta. Miinus pool on see, et kui me läheme laenu peale, siis meil tulevad igasugused laenumaksed juurde, intressid ja nii edasi. Ja jah, seda ei saa, noh, ma siis ütlen. Sellest Euriborist sõltub väga palju meie kuumakse, pluss lisaks hooldused ja kõik muud asjad sinna juurde. Hetkel seisuga siis hankeplaaniga või hankest läbi käinud pakkumine tähendab seda, et sisuliselt ettevõte võtab selle riski 10 aastaks. Ja sinna juurde ei tule meil laenumaks, intresse ega Euribore. Ei ole see marginaal ega mingi asju sees. Ja jah, tuleb nendest muidugi fakt, et eks igast pakkumises on ettevõtte kasum sees. Seda ei saa keegi midagi parata. Ega ma rohkem ei oskagi selles mõttes midagi väga rääkida, kui kellegi on küsimus, siis mõni minutist äkki aega. Aitäh sulle, Villum. Ma võib-olla annaks komisjonidele ka sõna, et majanduskomisjon maikuuses seda menetles, et mis on teie seisukoht? Noh,
Meil oli seal üldse eri arvamusi oli päris palju. Et kas siis nagu teha seda reitindsüsteemi sellisel kujul või siis võtta laenu ja teha nagu natukene odavamuse. Ja ega me tegelikult lõplikult nagu ühele meelele ei saanud. Ehk siis pool inimesi või pool komisjoni jäi ühel seisukohal ja pool teisel. Ja eelarvekomisjon on siis kõige värskemalt juba päris nii-öelda kui eelnõud saanud menetleda, et siis võib-olla äkki paari sõnaga annan Allarile ka siin. Jah, me arutasime ka seda teemat. Tõsi, küsimusi oli palju, arvamusi erinevaid. Nagu Will ütles, et tegelikult kõik on aktsepteeritavad ja mõistetavad. Oli ettepanekuid minna uuesti samade tingimustel hankesse ja oli siis soovitusi, et võtta nii-öelda eraldi ainult siis taristu pakkumine ja elekter välja võtta sellest osast. Aga komisjoni enamus pani määratlusele asja ja komisjoni enamus pooldas ikkagi antud lepinguga edasi liikumist. Aitäh! Kas soovib keegi küsida? Ja mina küsin sama küsimuse, mis kuid tagasi. Kui palju tänasel hetkel siis on kohalik omavalitsus, kes sarnase lahendusega oma tänava elektrivalduses toimetavad? Täna teadaolevalt Merjamaal läheb sama teed pidi, samalaadse hankega siis on veel Harjumaal on Sakus neid, Sauel on Väike-Maarjas on, siis on Lõuna-Eestis oli äkki Ruuge, Arkus on ka. Siis sama pakkuja Enefit 27, ma just siin hiljaaegu vaatasin referents, et on tehtud Leedus sama süsteem, 3600 valgustit on väärtatud, meil on siis 1200. Selles mõttes, et on jah, läinud laiemaks asi, lihtsalt täna on see koht, ma ei leia ühtegi nagu sellist variantit, mis saaks toetust ka selle, et ma olen otsinud tükkiski ja sealt nüüd vastavalt rääkida, tea, mida saaks. Kas üldse tuleb, siis tulebki nagu eelarve kiiresti midagi muud moodi hakkama saada, et seda teenuse kvaliteeti nagu paremaks saada. Alle? Üks küsimus on, et ma siin täna suhtlesin Markoga ka, Matsu Markoga, et meil on mingi kords valgust ja tõenäoliselt Järvakandis pidi olema selles kohas, kus nagu otseselt valgust ei ole vaja ja kuskil mujal on vaja. Et kui tuleb sarnaseid muudatusi, et kuskilt võiks nagu maha võtta, kuskil uue posti panna, kas selle ehituse ja kõik teeb nüüd, ma saan aru, et see lepingu sees ei ole uue posti rajamine, kas selle me saame teha ise ja anda nii-öelda siis tehnilistel tingimustel vastava posti siis hankesse või sellest samale teenusepakkujale siis? Sisuliselt ongi see, et kui meil on vaja näiteks täna kuskil posti ümber tõsta ja kui näiteks valgustik arvib samaks, siis meie kulu on siis posti ümber tõstmine koos kaabliga, siis valgustik lähevad ikkagi üles. Kui me tahame uusi valgustit panna, siis seda alustaristu peab ise rajama, aga valgustit panevad siis nemad üles. Küll see natuke suurendab jälle kuutasu, mu käest õigesti mäletan, sellist äkki 3 või 4 eurot kuus, siis iga valgusti pealt suureneb siis see kalu. Ma arvan, et tegelikult on kõikides piirkondades on mingid kohad, kus tuleb seda valgusti poolt nagu üle vaadata, et on tean, et Kaareperes on, tean, et on Järvakandis, ma arvan, et mujal piirkondades sama teema. Selles mõttes neid kohti on, võiks ümber tõsta kindlasti. See on ka lihtsalt enam võiks vaja ühe joone peale asjad jooksma saada, et siis on juba midagi edasi lihtsam tõleta. Täna päris ausalt on see, et kui selle lepinguga nüüd lepingusse, siis juba selle lepingu käigus saab osasi nii-öelda elimineerida teise koha peale panna. Ma saan aru, 6 kuud on see periood, kus nad peaks valgusti ära vahetama, et teoorias aasta lõpuks, uue aasta alguseks võiks ta nii-öelda saada ilmada hulludega. 19. juuli leping sõlmides on 6 kuud aega kõik valgustada vahetada. Tehnilistes tingimustes kirjas, aga lepingus sees. Mitmed ametikohalised ülesandid vähenevad, kui me teenuse pakkuda. Või määral siis me võidame nagu teie tööaega muusiks ülesandeks. No minu tööaeg on lihtsalt see, et ma otseselt ei tegele nende liigete ja nende otsimisega. Täna tegelikult liigemeelega käib täpselt samamoodi, käib ise tegemas seda. Ja lihtsalt vahepealselt filter, kui ma saan kuskilt signaalita lampe ja küsimus saadan otse liigekelle. Kui on teada, et enne kord ma sõidan ise läbi, ma näen neid.
ega selles mõttes ta ei ole mingi eriline koormuse muutus. Siis tõenäoliselt tuleb neid probleeme ikka sealt, et kui on lahkustus ja see 5 tööpäeva näiteks jääb sinna, siis teisel 3. päeval võib siin ikka laekuda, et siin on seal nagu edasi otsakil või süsteem jääb sisuliselt ikka samaks. Olemas ma pean ikkagi olema ja kui ongi see tänapoolses postiga mingi jama või näiteks hankaliiniga kuskil, siis nendega ma pean ikkagi tegelema ja võtma pakkumisi ja võtsima ja lahendama neid muresid. Nii, aga otsuse eelnõu on ees ja loa andmine riigihanke Kehtna valla tänavavalgustuse renoveerimine ja haldamine 2024-2034 hankelepingu sõlmimiseks ja pikaajalise finantskohustuse võtmiseks. Nii et palun siis hääletame, kes on selle otsuse eelnõu poolt. Palun käega märku anda. Näed või? Ma ei näe, mis on. 11. Nii, vastu. 3 on vastu, erapooletuid 1. Poolt oli, mis sa ütlesid? 11. Ja meil on 17 seda. 1 erapooletuid räägist. Klapib? Ei klapi sul? 11 ja 3 ja 1. 17. 1 on erapooletu. Nii. 13 poolt. 1 erapooletu ja 3 oli vastu. Seega otsus vastu võetud. Aitäh! Aitäh, Pillu! Ja tõhtut! Nii, teine päevakorrapunkt. Kehtna valla 2023 aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja Marika, ole hea. Maks 10 minutit. Kui on vähem, on teretulnud. Teine. Ja. Liigume siis nende järgmise lehe juurde. Varem hiljem peab see peaks küljustada. See ei ole nii oluline, me näeme siin, teil on natuke väiksem. Kussi. See on nii väike, kui on ise kvaliteet poole. Selle aasta koondfinantsnäitajad on praegu ühes tabelis meil hästi ülevaatlikud. Aga seda tabelit siin ette kuristama ei hakkaks ikkagi, et liigume järgmise slaidi peale, et seal on natukene rohkem rahvu kirjutatud. Varade maht eelmise aastaga aasta seisu lõpuseisuga oli 23,4 miljonit ja aasta varem 23,5 miljonit ehk siis vähenes aastaga 86 000 euro võrra. Varade mahus moodustasid põhivarad 86% ja aasta varem ka 86% ning käibevarad 14%. Põhivaradeks on kinnisvara investeeringud ja materiaalne põhivara ja põhivara maht on ka aastaga vähenenud 192 000 euro. Edasi. Kohustused 2023. aastal vähenesid. Kohustused kokku 191 000 euro võrra. Sealhulgas vähenesid pikaajalised kohustused 209 000 euro võrra, kuid kasvasid lühiajalised kohustused 18 000 euro võrra. Ja eelmise aasta lõpuseisuga netovara 18,6 miljonit eurot ja netovara moodustab kogu finantsi mahus siis 80% ja aasta varem 79%. Liigume edasi. Tegevustulud 2023. aastal tegevustulud 13 miljonit, aasta varem 11,4 miljonit eurot. Ehk siis 1,6 miljonit on suurenenud tegevustulude maht. Ja peamiselt suurenesid saadud toetused 621 000 eurot,
suurenesid ka maksutulud 480 000 eurot, kasvasid ka kaupade ja teenuste müük 394 000 eurot, kasvasid muud tegevustulud 96 000 euro võrra. Tegevustuludest moodustavad maksutulud 47%, aasta varem olid maksutulud 50%, saadud toetused 39%, aasta tagasi siis 40%. Tulud kaupade ja teenuste müügist moodustavad kogutuludest siis 12%, aasta varem 10%. Ja tegevustulud kasvasid kogu mahus aastaga 14%. Liigunemas. Tegevuskulud. 23. aasta tegevuskulud 12,9 miljonit eurot, aasta varem 11,3 miljonit eurot, mis on eelmise aastaga siis ka suurenenud 1,6 miljoni euro võrra, nii on ka tuluga ehk 14%. Aastaga kasvasid majandamiskulud 3%, tööjõukulud kasvasid kogu mahus 16%, jätkavad toetused kasvasid 4%. Tegevustulemused. 23. aastal 170 000 eurot, aasta varem 172 000 eurot. Tegevustulud vähenes võrreldes siis eelneva aastaga 2000 euro võrra. Aruandeperioodi tulemus kulunes 57 000 eurot. Hästi väike on see tabel küll, aga siin on välja toodud tütarettevõtete finantsnäitajad, sest nemad on üks osa meie konsolideeritud aastaaruandest ja mõjutavad reaalselt meie poolt näitajaid. Kehtna vesi tegevustulem ehk siis miinusega märku -329 000, Jännakalli soojusel on tegevustulemik 17 000 ja Valdo spordimajal võib-olla olen valet aastat. Kehtna vesi, selle aasta tulemus siiski -343 000, aasta varem -329 000. Jännakalli soojusel oli selle aasta tegevustulem positiivne, +25 000 eurot ja eelmine aastal siis 17 000 eurot. Valdo spordimaja eelmisel aastal oli plussis 14 000, aga siis sellel aastal miinuses 52 000. Ja ma olen lõpus, et riigil on küsimusi, siis proovime Riinaga koos vastata nendele kiiresti. Aitäh! Kas on küsimusi? Igatahes väga hea ja ülevaatlik dokument oli. Kel vähegi mahti ja ei ole jõudnud lugeda, siis soovitan lugeda, et on väga hea ülevaade, mis siis meie allasutused ja vallas üldse 2023. aastal juhtunud või toimunud on õigem öelda. Nii et, aga mina võib-olla küsiks siis, et selles dokumendis on 2 korterit remonditi ukrainlastele. Kas need olid Järvakandis? Üks nendest oli Järvakandis, mis on Kehtnas. Ja siis ma leidsin ühe huvitava asja veel, et Järvakandi lasteaia kohta käib lehekülg 14. Töökorralduslikult toimus alates 1. september 2023 muutus, millega mindi üle ühe õpetaja süsteemile igas rühmas. Kusjuures igas rühmas on 1 õpetaja ja 2 abistavat töötajat. Lasteaias ei ole enam abiõpetajat. Et mis selle tingis või mis vahed sellel siis on? Kõige suurem vahe ongi selles, et rühmades on korraga väga suures mahus korraga 3 inimest töötab. Õpetaja assistent ja siis õpetaja abiõpetaja või õpetaja abiõpetaja. Varasemalt oli õpetaja 1 ja õpetaja abi 2, aga õpetajad olid inimesed, mõttes oli 2 inimest korraga rühmas, siis nüüd peaks olema korraga rühmas 3 inimest. Üks väike faktiviga oli ka lehekülg 15. Minu arvates, ma korra loen ette, ma eksin, suuremad ümberkorraldused hõlmasid alates 1. augustist direktori töömahtude suurenemist, jutt käib Valtu lasteaiast, kuna Kehtna vallavalitsus otsustas viia lasteaia ühise juhtimise alla. Äkki ka volikogu otsus. Võimalik. Volikogu loomulikult volikogu otsus. Otsus iseenesest on volikogu. Jah. On kellelgi veel midagi soovib öelda? Ei ole. Siis revisjonikomisjon äkki soovib omalt poolt midagi lisada. Aga enne seda oli kõik see materjal komisjoni liikmetele kättesaadav.
ja tõepoolest materjal on mahukas, 59 lehekülge, aga ühinen Katrini soovitusega, et võtke, leidke aega, lugege see on väga hea materjal, saate ülevaate kõikidest allüksustest, mis, kus, mida tehti, milleks need liikumised nii finantsiliselt kui muud asjad toimusid, et väga hästi koostatud. ja ma saan aru, et allüksused ise panin osa asju kokku ja osa siis siin toimetatud ja ühiselt nii-öelda ühe malli järgi viidud, et väga suur ja põhjalik töö. Revisjonikomisjon siis oli kõige selle materjaliga tutvunud ja saime siis ka peaaegu läbi käia küsimused ja täpsustavad asjaolud ja saime väga selged ja ammendavad vastused. Nii et komisjon otsustas aastaaruanne koostatud ja raamatupidamise tava kohaselt ja selle võib volikogu poolt kinnitada. Ja siis kas audiitori paberid ka tutvustan natukene? Lõpuosa. Ja ma siin ongi, ma et ühte lõiku tahan tutvustada, siin on väga põhjalik audiitori ülevaade, peamised auditi asjaolud ja kui palju nad on siis siin põhivaradega seotud asjaolusid, arvestanud kinnisvara investeeringutega ja nii edasi. Ja igal pool on neil järeldused, veendusime, et teostatud on asjakohased põhivara mahakandmised, veendusime, et on teostatud asjakohased põhivara allahindlused ja kõiki, ühesõnaga audiitorid olid ka väga positiivselt meelestatud ja positiivsed hinnangud nendele asjadele ja siis see kõige tähtsam ja kõige kallim lõik on see, et meie arvates kajastab kaasnev konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt grupi konsolideeritud finantsseisundit seisuga 31. detsember. Nii et komisjoni otsus oli lugesin ette, et kõlbab küll. Nore. Suur tänu. Aitäh revisjonikomisjonile ja aitäh Marikale suure töö eest. Nii, võtame siis eelnõu ette. Kehtna valla 2023 aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja palun siis käega märku anda, kes on selle eelnõu poolt. Ükshäälselt oleme poolt. Suur tänu. Otsus vastu võetud. 3. päevakorrapunkt Kehtna valla jäätmekava ja palun, meil on siin ettekandja Kaisa Aadna. Ole hea. Tere kõigile lõput, minu nimi on Kaisa Aadna ja olen keskkonnakonsultant ettevõttes Teema. Ja annan teile siis täna kiire ülevaate, mida kavandatakse ellu viia jäätmekavaga perioodil 2024 kuni 2029. Aga kõigepealt paari sõnaga, et mis see jäätmekava üldse on. Tegemist on siis valla arengukava osaga, mille eesmärgiks on käsitleda jäätmeohutuse arendamist, seada strateegilised eesmärgid ja käsitleda nende saavutamiseks vajalikke meetmeid. Nüüd Kehtna valla jäätmekava põhieesmärk tuleneb siis Kehtna valla arengukavas 2035 seatud eesmärgist, milleks on keskkonnateadlik elanikkond ja säästlik ressursikasutus. Ja sellest lähtuvalt seatakse jäätmekavaga järgmised strateegilised eesmärgid. Jäätmetega vähendamine, olmejäätmete liigiti kogumise ja ringlussevõtu edendamine, kaasaegse Kehtna jäätmejaama rajamine, keskkonnateadlikkuse pidev suurendamine ettevõtjate ja elanike seas ja jäätmekäitlusalase järelevalve tõhustamine. Ja järgnevalt siis vaatakski üle olulisemad tegevused, mis neid strateegilisi eesmärke saavutada aitavad. Ühe jäätmetega vähendamist ja ringmajanduse põhimõtete rakendamise toetamist soodustava tegevusena
kavandatakse jäätmejaamades paigaldada riidekonteinerid, mis on mõeldud siis kasutuskõlbulike riiete, jalanõude ja kottide kogumiseks. Ja lisaks siis soovitakse leida koostöövõimalused ka uuskasutuskeskusega, kes hakkaks siis valla territooriumil korraldama kogumisringe ja seal saab siis lisaks eelnevale ära anda ka näiteks raamatuid, mänguasju, mööblit, toidunõusid ja palju muud. Ja kogu perioodil peab siis vallavalitsus lähtuma ja rakendama ka keskkonnahoidlike riigihankete põhimõtteid. Nüüd toidujäätmete vältimise ja vähendamise osas soovib siis vallavalitsus kaudselt toetada erinevaid vabaühendusi, kes oleks nõus võtma toidukappide rajamise ja haldamise kohustuse enda peale. Ja vallavalitsus on siis valmis selleks andma sobiva maa alakasutusse ja vajadusel siis aitab ka erineva informatsiooni hankimise ja nõustamisega. Ja lisaks siis tuleb ka haridusasutustes korraldada vähemalt üks kord aastas toiduraiskamisele suunavaid teavituskampaaniaid. Prügistamise vältimise osas tuleb siis omavoliliselt prügistuskohad ehk siis teisisõnu ulaladestamise asukohad kaardistada. Seejärel tuleb siis need likvideerida ja kindlasti teostada ka perioodilist kontrolli, et vältida nende nii-öelda taasteket. Ja lisaks on otstarbekas vallas rakendada ka talgute toetamise traditsioon, kus siis erinevaid kogukondasid toetatakse koristustalgutel näiteks kas siis jäätmete äraveoga või siis varustatakse neid prügikottide ja kinnastega. Ja selle traditsiooniga alustatakse 2025. aastal ja seejuures siis innustatakse elanikke läbi reklaamidega oma kodukatti puhtama hoidma. Nüüd ladestamise vähendamisele eelkõige aitab ikkagi kaasa jäätmete liigiti kogumise parandamine, kuna see vähendab siis ringlussevõtuks sobivate jäätmete sattumist segaolmejäätmete hulka. Segaolmejäätmed tavaliselt lähevad siis kas ladestusse või põletusse. Aga üsna efektiivselt aitab ladestamise vähendamisele kaasa ka ühekordsete toodete kasutamise vältimine. Ja seetõttu ongi üheks oluliseks tegevuseks, et Kehtna valla avalikel üritustel minnakse siis üle ühekordsete toidu- ja jooginõude ja söögiviistade kasutamise lõpetamisele. Ja lisaks peab siis avalikel üritustel olema alates 2025. aastast tagatud ka kolmeks kogumine ehk siis segaolmed, pakend ja biojäätmed. Ja sellest tulenevalt on siis mõistlik koostada ka keskkonnahoidlike ürituste läbiviimise juhend, kus tuuakse siis välja miinimumnõuded, mis on ürituse korraldajale kohustuslikud ja soovitused, mis on rangelt soovitatavad. Nüüd liigiti kogumise ja ringlussevõtu edendamiseks tuleb siis suurema kasutusintensiivsusega avalikel aladel tagada segaolme, pakendi ja biojäätme lahuskogumine. Ja nendeks aladeks on siis Paluküla spordi- ja puhkekeskuse parkla, Kehtna keskvälja ja Järvakandi terviserada. Ja lisaks siis kõikidesse haridusasutustesse ja ka vallaasutustesse kavandatakse siis järk-järgult soetada siseruumides kasutatavad sorteerimiskastid, mis võimaldavad siis liigiti koguda segaolmet, paberit, pakendit ja biojäätmeid. Ja vallavalitsus on selle tegevusega juba algust teinud ja uuel jäätmekava perioodil siis jätkatakse seni, kuni kõikides haridusasutustes ja vallaasutustes on see sorteerimiskast olemas. Ja 2025. aastast kavandatakse siis üks kord aastas hakata läbi viima ka ohtlike jäätmete kogumisringe Kehtna valla hajaasustusega piirkondades. Etaniidijäätmete osas tuleb siis jätkata kindlasti nende tasuta vastuvõttu jäätmejaamades. Ja ehitusjäätmete osas tuleb nüüd rakendada üks oluline muudatus, mis tuleb siis kindlasti sätestada ka jäätmeohutuseeskirjas. Et nimelt tuleb siis hakata ehitusjäätmeid tekkekohal liigiti koguma olenemata selle mahust. Et praegusel juhul on jäätmeohutuseeskirjas, et neid tuleb hakata liigiti koguma alates 10 kuubist. Aga see künnis tuleb siis kaotada ja eesmärgiks on see, et suurendada siis liigiti kogutud ehitusjäätmete osakaalu.
Mõne sõnaga ka korraldatud jäätmeveos, et uus veoperiood rakendub siis tõenäoliselt 2026 aasta mais ja jäätmeveo piirkonna osas nüüd muudatusi ei kavandata teha. Nüüd hanke korraldamisel tuleb siis igale jäätmeliigile, mis on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud, määrata siis kas käitluskoht või ka käitluskohad, kuhu need jäätmed tuleb edasi viia. Ja vajadusel võib siis käitluskohtade leidmiseks korraldada ka eraldi riigihanke. Ja uue korraldatud jäätmeveoga jäävad siis hõlmatuks kõik praegused jäätmeliigid ja esmakordselt siis liidetakse ka veolagunevad aia- ja haljastujäätmed, tekstiilijäätmed ja suurjäätmed. Ja nende jäätmeliikide vedu kavandatakse siis korraldada vabatahtliku teenusena ja see hakkaks toimuma siis ettetellimise alusel. Kolmas strateegiline eesmärk on kaasaegse Kehtna jäätmejaama rajamine, mille kavandamine, projekteerimine ja ehitamine on siis kavandatud perioodile 2024 kuni 2028. Ja uues jäätmejaamas hakatakse siis vastu võtma kõiki sortimismääruses nõutavaid jäätmeliike ja täiendavalt siis ka eriliiki ehitus- ja lammutusjäätmeid, eterniidijäätmeid, vanareppe ja ka aia- ja haljastujäätmeid. Ja aia- ja haljastujäätmete puhul siis soovitakse tagada ka nende kompostimisvõimekus. Ja ehitus- ja lammutusjäätmeid kavandatakse siis vastu võtva tasuta ainult sellisel juhul, kui nad on eelnevalt juba liiki kogutud. Ehk siis segaehitus-lammutuspraht läheb tasuliseks. Nüüd neljas strateegiline eesmärk on keskkonnateadlikkuse pidev suurendamine ettevõtete ja elanike seas. Ja selleks tuleb siis kõigepealt jätkata tavapärast teavitustööd, ehk siis veebilehtesid tuleb pidevalt ajakohastada ja vähemalt üks kord kvartalis võiks siis koostada jäätmeteemalisi artikleid erinevatesse infokanalitesse. Nüüd oluline on suunata siis võimalikult palju jäätmetekke vähendamise, liigiti kogumise ja ringlussevõtuga seotud programme ja kampaaniaid Kehtna valla haridusasutustesse ja võimalusel võiks mingid osad integreerida õppekavadesse. Ja maksimaalsel tasemel tuleks siis kindlasti ära kasutada ka erinevaid tasuta koolitusi ja õppepäevasid ja ka õppeprojektide jaoks mõeldud Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusi. Ja kindlasti mõisteks siis kaasata ka kohalikke ettevõtteid näiteks siis õppeekskursioonide tegemiseks. Ja 2025. aastast hakatakse siis läbi viima kodukoha puhtana hoidmise kampaaniaid, mis siis ühelt poolt hõlmab jäätmete kogumisringide tegemist ja ka prügikoristustalgusid, aga väga olulisel kohal on siis ka reklaami kajastamine valla erinevates infokanalites. Ja järelevalve osas tuleb siis jätkata läbi jäätmevaldajate registri kontrolli korraldatud jäätmeveoga liitumise üle ja sealhulgas kindlasti ka vabastuse saanud kinnistute üle. Lisaks tuleb jätkata siis järelevalvet ehitusjäätmete käitlemise nõuete osas ja seda siis nii füüsilise kontrolliga kui ka dokumentatsiooni kontrolliga. Ja 2025. aastast peab hakkama siis tegema ka järelevalvet valla avalikel üritustel, et kontrollida eriliigiliste kogumismahudite kasutamist ja kasutatavaid toidunõusid, joogikatse ja söögiteistud. Aga mina tänan. Aitäh! Palun, kas on küsimusi? Ja, Monika, ole hea. Ja, mul on 2 küsimust ja 1 kommentaar. Kommentaar ütleb kõigepealt, et jäätmekavas ja siis ettekandes oli kirjas, et tuleks jätkata eterniidi jäätmete tasuta vastuvõtmist. Minu meelest see ei ole päris täpne, sest et Kehtna vald just hiljuti muutis selle tasuliseks ja see on ainult osaliselt tasuta ja täpsemalt siis 1 kord 5 aasta jooksul piiratud mahus. Et see siis võib-olla tuleks ära täpsustada dokumendis. Küsimus on selline, et strateegilisi eesmärke on 5, kuid indikaatorid on vaid 2 eesmärgi kohta. Miks nii? Sest kõigil ei ole võimalik indikaatorid juurde panna. Et teil ei ole võimalik panna indikaatorit juurde, et kas keskkonnateadlikkus on tõus? Seda ei ole võimalik kuidagi mõõsta protsendiliselt keskkonnateadlikkuse tõusu. Kuidas me parandada protsendilisse väärtusesse, et palju inimene rohkem teab? Võib-olla korraldada sündmuste arv. Indikaatori.
kas jah, seda võib täitsa kaaluda. või kas jäätmekäitluse järelevalve on tõhustunud, seda annab ka mõõta. Tegelikult ka seda, et kas kaasaegne kehne jäätmejaam on rajatud, annab mõõta. Ei, jah. Jah, see on lihtsalt kas jah või ei, aga kui me otsime selliseid konkreetselt numbrilisi näidikuid, siis on neid üsna keeruline sinna panna. Näed, 0 või 100. No selle puhul jah. Ja teine küsimus oli see, et mille põhjal te olete otsustanud, et need tegevused omavad mõju strateegilistele eesmärkidele, näiteks teadlikkuse tõstmine. Kui vallavalitsus hakkab rohkem seda vallaüritustel kas või siis jäätmeteemat reklaami, kui hakatakse koolides õppekavadesse integreerima, siis teadus on see, et keskkonnateadlikkus ikkagi tõuseb. Kui tõuseb ka koolielanike seas, siis tõuseb ka koduses majapidamises. Okei, jah. Aitäh, kas on veel küsimusi ettekandjale? Jaa, Tõnis, ole hea. Kas siis tulevikus jaanipeole minnes, jaanituulele minnes peab olema oma kopsik ja taldrik kaasas? Sellega nii, et kuna Eesti riigis on siin juhtumas jäätmereformid ja alates 2025 tegelikult keelatakse siis ühekordne pakendid avalikel üritustel, siis ürituse korraldaja peab tagama, et oleks korduskasutatavad pakendid. Maissini portselan. Oleneb ettevõtte jõukusest. Nii, aga kui rohkem küsimusi ei ole, siis aitäh ettekandjale. Tahtsid Tõnis veel midagi lisada? Kas asukoha mõttes on ka juba mingeid visioone? Jäätmejaama suhtes Kehtnas. Jaa, aitäh. Majanduskomisjon tahab ka omalt poolt midagi lisada. Ei taha? Ja selge. Jätkame, jah? Võtame siis palun määruse eelnõu ette. Kehtna valla jäätmekava. Majanduskomisjon ei lisanud midagi, nii et panen siis eelnõu hääletusele, kes on selle poolt, palun käega märku anda. Ühel häälel. Aitäh, määrus vastu võetud. Nii, 4. päevakorrapunkt, arvamuse andmine maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse kohta Raja 2. Ja Margit, jah, ole hea. Kell on, kus see poiss? Margit saab 5 minutit. Sobib? Seda Taristu AS on taotlenud seda luba. Ja ma usun, et te olete läbi lugenud kõik seletuskirjad ja vaadanud selle kohta. Seal on olemas kõik tingimused, mis seatakse sellele taotlejale, kaasa arvatud Kasahstani ümberehitamisel. On ka ehitusprojekt, eskiis täiesti olemas, mida nad seal tegema peavad tegema müratõkkeid, ehitama ümber ristmikke laiemaks, tegema taskuid, laiendusi tee peale. Et selles mõttes teede puhul on nagu, selle tee puhul tundub nagu, et on tagatud ka see, et tolmutõied tuleb teha ja kas siis kastmisega või mingi muu süsteemiga. Et põhimõtteliselt on see liiva kaevandus. Seal on Keskkonnaamet seotud ka väga palju tingimusi rohekoridori säilitamise jaoks.
asukoht on seal üleval näha. Et kaevandada ei tohi tervel maal korraga. Ühest otsast hakatakse kaevandama ja siis järjest taastatakse ära. Ka põhjaveega, väidetavalt põhjaveega ei peaks tekkima probleeme, kuigi seda kontrollitakse. Majad olid kaevandusest 100 meetri kaugusel, üle 100 meetri kaugusel. Ja põhimõtteliselt jah, seal ei ole rohkem midagi, on taotlused, mis on kas sinna eelnõusse said majanduskomisjon jah, arutas seda päris pikalt ja tegi omapoolsed ettepanekud, kiirusepiirangud ja tolmutõrjed ja majanduskomisjonis lepiti kokku, et loa taotlejale esitatakse tingimused ja need tingimused on kõik seal sees. On sees, seis on ja hästi. seal kiirusepiirang on tegelikult terve selle Kasahstani teega 30. Oluline lihtsalt on, et kohalikud elanikud oleks kaasatud ja nendega soovitakse nendest kokku leppida. Et seal muud nüüd ei olegi. Nii palju on enam-vähem, et enne kaevamise algust peab olema. Jah, loomulikult. Peabki olema. Kuvalikega muud probleemid on, et koosolekul väga toredad ja on lahkunud saanud ilusti. See saab läinud peaaegu 2 korda kiirem, kui see esialgu plaanista koodi. See oli päris 2-3 aastat, päris aasta aega ega seda rahva. See on mis tekitab küsimus on kohaliku hulgas on argumenteeritud küsimusi ja on ka lihtsalt emotsionaalsed küsimusi niimoodi, aga otseselt mina arvan küll, et see vastuteid nagu ei ole kellegi. Selle tasemel, et seda ära jätta. Selge. Kas tahab keegi veel küsida? Kui ei, siis panen otsuse eelnõu hääletusele. Aitäh sulle, Margit. Kes on selle poolt arvamuse andmine maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse kohta raja 2, siis palun käega märku anda, kes on poolt. Lihtsam küsida. Aitäh, kes on vastu? 1, 2, 3 on vastu ja erapooletuid 1. 13, 3 ja 1. Otsus vastu võetud. Aitäh. Ja ülevaade vallavara võõrandamisest, enampakkumisest, Margit, ole hea. Sul veel siin 1. Lühidalt. Kaks objekti. Nendest vastati ära 5. Uskumatu. Vastati ära Nõrva tänav 39 Järvakandis, Võrula võib 4, Võrula võib 1 Järvakandis, Valli platsi, Kehtas ja Serva ja Uus Väljasala, Serva Väljasala ja Uus Väljasala koos nüüdikandega iga aeg. Müük ebaõnnestus roheluga ja Laanenuga kinnistu. Laanenuga on Järvakandi ja 6-7 korter jäi ka müük. Laanenuga oli kaardades. Põhimõtteliselt need, mis ära osteti, nende algmaksumus oli, kui kokku liit oli 36 500, peale enampakkumist tuleb meil sealt 41 650. 5100 selles mõttes nagu plussi saanud. Ja need 3 üksust paneme uuesti üles ostamonteerisse, kui nad ei lähe sellega hinnakärbe.
siis mõtleme selle peale, kas tuleme uuesti kokku ja saab. Selge, siis oli päris hea tulemus. Positiivne. Selge, aitäh. Nii, 6. päevakorrapunkt volikogu esimehe teenistuslähetus ja ma annan siit istungi juhtimise edasi Veronikale. Ja taandan ennast ja lähen ära. Tutvustan siis otsust lähetada volikogu esimees esindama siis maakonna delegatsiooniga siis Kehtna valda külalistimise suursündmusel, mis on siis maapäev, mis toimub 15. korda. Üle 2 aasta toimub see sündmus. 2-päevane sündmus hõlmab endas siis erinevaid arutelusid ja selle sündmuse raames valmib dokument ja see dokument saab oma sõnumid 7 erinevatest mõttetalgutest, mis toimuvad Võrumaa erinevatest küladest ja need mõttetalgud lähevad tulemusena hääletamisele viimasel päeval ja see on sisend riigi juhtidele, nii kohalikele omavalitsusele kui siis valitsusele laiemalt ja ka kogukondadele endale järgnevateks 8 aastaks. Praegu on ka samasugune dokument tegelikult loodud. Ja selle hääletamine toimub siis 18. Maakonna delegatsioon esindab kõiki valdasid ja Katrin Aeg siis volikogu liikme ja volikogu esimehena meie valla esindaja seal 8 päevaks. Kas kellelgi on küsimusi? Palun. Kas on kellelgi üle vaadatud, kui palju eelmisest korrast on võetud arvesse kohaliku omavalitsuse või riigi tasandil neid ettepanekuid? Kohalikule omavalitsusele ma vaatasin, oli niimoodi, et oli palve, see on soovitusdokument, et igas kohalikus omavalitsuses võiks olla spetsialist, kes tegeleb kogukondade ja MTÜ-dega, et oleks selline spetsialist määratud. Meil siin enda vallas praegu seda ei ole. Siis oli, et oleks külade esindajad kaasatud otsustusprotsessidesse, oli üks ettepanek kohaliku omavalitsuse tasandil. Säilitada kodulähedased lasteaed ja algkoolid oli ettepanek ning toetada ääremaid ja kohelda neid kõikide piirkondadega vallalaiaselt võrdselt. Kuidas? Nulliring. No iga kohalik omavalitsus saab enda otsa vaadata. Vallavalitsuse tasandil ja Riigikogu tasandil oli see, et elamisvõimalused võiksid maapiirkondades olla siis loodud või toetatud, seal oli siis internetteed ja muud teemad. Ehk siis maksuerisuse toetamine võiks olla elumaal silmas pidades ja suurendada riiklike programmide mahtu, mis toetaks siis kohaliku omaalgatuse programme ja muud meetmed, mis on kasutusel. Nii on, kui ma vaatasin seda dokumenti, mis kehtib aastal 24. Nii, teen ettepaneku teha otsus selle juures ja saate Katrin sinna, kes on poolt, palun tõstada. Nii, kas ma näen kõiki? Nii, jah, keegi vastu, keegi erapoolet, üks erapoolet. Poolt. Kas keegi kutsuks Katrin tagasi? Keegi vastu. No võitled isse. Äkki sedastpidi läheb muud küsimusi. Ta oleks kutsuda. Ja siis muude küsimuste voor. Meile saadeti pöördumine 27. mail. Kui te mäletate, siis pöördumise esitaja oli meile Toomas Tõnisson, kes siis sooviks mälestusmärgi jaoks austuskivi Raplamaa metsades või vangistuses hukkunud metsavendale püstitamiseks. Ja mälestusmärgi maksumus kokku on 31 000 eurot ja praeguste arvestuste järgi oleks iga valla panus ühisesse ettevõtmisse 5 000 eurot. Ülejäänud puudu oleva summa siis saaks rahva annetusest kokku. Et esimeses kirjas ma siis nagu viisakalt vastasin, et volikogu eelarves ei ole sellist raha ja meie pädevus ei ole siis ka otsustada, et lükkasin selle justkui nagu vallavalitsusele, aga tuli kiri tagasi, nii et sooviti ikkagi volikogu seisukohta, nii et lugupeetud volinikud, mis on teie seisukoht?
kes on seda kirja lugenud, olete lugenud? Aga raha eelarves ikka ei ole. Seda rida ei ole tegelikult. Ei ole. Millest reservist? See ei ole selline kulu, mida võtta. Et kas me lihtsalt viisakalt ütleme ära või ma ei tea, vallavalitsus, te olete midagi sellel teemal Ma arutanud? olen selle saagaga ju pikemalt tuntud ja ettevõtmine on igati üllas ja vahva ja tore kõik, sellest saab kõik nagu aru. Aga esiteks hakkas peale, et ajagraafik oli varjane. Minu arust hilised kas veebruar või märts, kui tõesti leiti ja öeldi, et siis septembris nagu avamine, aga raha oli 0 eurot. Et siis me nagu arvutasime, et äkki see võiks olla järgmine aasta, et siin oli mingisugune ümmargune tähtpäev, ma ei ütle igaks juhuks, ma võin nüüd eksida. Mingisugune nulliga tähtpäev oli. Ja siis need kirjad läksid, aga jah, tõepoolest, kuna see pöörduti volikogu poole, siis mina mul ei ole küll pädevust öelda volikogu Eesti. Aga vallavalitsus on seda selles mõttes ainult põgusalt arutanud, aga meil täna seda varianti ei ole. Me tegime rolli poolt, oma poolt toetasime seda, meil inimene, kes toetab, aitas koostada neid kuplette ja asju ja üleskutseid ja kõike seda muud. On ilmselge, et sellel aastal, kui imesid juhtuda, kui kuskil tagataskus keegi seda raha ei võtta, minu teada ei võtta, siis see ei realiseeru, mis tähendab seda, et see realiseerub 2025-2026, aga see on natukene järgmiste arutelude tegevus. Selge, aitäh. Ja ka siis oli... Sa eskiis oled näinud selle mälestus? See on kivi, see on tähendab see, kus me oleme Rokla jõe ja selle tee vahel, mis läheb Kirikla poole, Kasparaali poole, et seal on üks mingisugune kivilaadne toode, see tahetakse sinna panna ja seal on siis selline natukene läheb maakonnast välja ja seal on oma põhjused, need valdade piirid asjad on ka muudetud. Ja siis seal on selline vasestatud asjandus peal. Kivi on asja kus kõige lihtsam, aga kasvagana need asjad ei käi niimoodi. Aga ma põhimõtteliselt olen näinud. Kas me siis kujundame ühise seisukoha, et me ei toeta? Või? Jah. Ise töömärkus, et kui see on üle 30 000, siis on vaja maakonnas vist on 30 000 elaniku, et ühe kohati üks euro. Selle ettepaneku kusjuures me tegime ka läbi rolli ja see üleskutsed, mis äkki läksid kas oli Raplamaa sõnumites või kuskil sotsiaalmeedias. See on see, et kui nüüd ikka nii valdade ja vahel pakkuda midagi proportsionaalselt, siis tuleks vaadata neid erandeid arvust ja reaalselt on ta teostatav, et on üks erand. Kuidas iganes, siis on absoluutselt, ta täiesti teostatav, ei ole utoopiline, aga ajagraafik oli selgelt juba alguses utoopiline. Nii, ettepanekud. Ettepanek on see pole ettepanek, aga me lihtsalt pole seda raha kuskilt. Raha ei ole, et ega meil ei ole midagi otsustada. Koostame niisaka vastuse. Selgelt, teeme nii. Hästi. Ja vallavanem siis jätkab väikese ülevaatega, mis on toimunud. Jah, aga ülevaat ongi hästi lühikest, ma saan aru, et ma olen 5 minutit lõhki, aga paluti rääkida natukene siis personali leidmisest Kehnavallas. Hea meel on selle üle, me oleme nagu tööandjana võrreldes paari aasta taguse ajaga, me oleme täiesti gaadil. Meil on tuleks meie juurde kandideerima. Töötasudega jälle sõltuvat ametist, me oleme veel sellises kollases, rohelises mitte, mõnega asjaga veel punases. Ja nii, et selles mõttes meil on inimesi. Pooleli on hetkel siis kõik parandanud. 2 tükki konkurssi lõppenud, üks algas, üks on pooleli. Saime siis omale tööle lastekaitsespetsialisti, kandideeris 4 inimest, veeskusuurus oli 3 ja üleeilse seisuga 19, 18, 17 ja üleeilse seisuga on siis meil tööl Anno Pertil lastekaitsespetsialisti ametikohal. Ta on siis kriminaalhooldusametniku taust ja ta on selle võrgustikuga põhimõtteliselt tuttav, kuna nad töötavad hästi tihedas eelmist töökohast, ta töötavad hästi tihti koostöös lastekaitsespetsialistidega ja lastekaitsespetsialistid hakkavad veel peamiselt, mitte kogu aeg, aga peamiselt asuma Järvakandi teenuskeskuses, kus on head tingimused just delikaatsete teemadega tegelemiseks, et täna me teame, et Kehtnas on see probleem, et ka sotsiaalidel on oma väike tuba ja seal on samad lastekaitsespetsialistid, kus on vaja kellegagi vestelda, samal ajal on mingisugused nõupidamised, kus sa lähed lõuga koridori, et seal on teaga Järvakandis on hea rahulik, et me muudame seda töökorraldust. Et nii palju lastekaitsespetsialistist.
Kehtna klubi juhatajaks kandideeris meil 6 inimest vestlusvoorus või parandan siis dokumendi voorus tutvustuti vestlusele 3. Kõik olid siis Raplamaa inimesed, 3 ülejäänud olid mõnevõrra kaugemalt. Ja on inimene välja valitud ja peab asuma tööle juhatajana alates 8. juuli, aga inimene asub tööle siis, kui ta asub. Nii et kui ta on uksest sees, siis ma julgen selle nime täna öelda. Kui siis välja öelda, et 8. juuli, siis inimestel ikka vahel tulevad teistsugused mõtted, aga põhimõtteliselt meil on inimene olemas. Oma valla seest? Ta on Rapla maadest, ma ei tea ta täpselt elu kohta. Et see siin on nagu natukene kõlgu, aga jah, ta on kogemussündmuste korraldamisel, projektipõhiselt, muud dokumendi halduses, huvituskultuurist ja ta taust on täiesti selline olemas, et suudab digimaailmas toimetada liidu. Ja 3. konkurss, mis meil on pooleli, on siis Kehtna koolidirektori oma ja siin on olukord mõnevõrra komplitseeritud. Meil on päris mitu head kandidaat, aga siin me oleme teatud dilemmades. Vaadake, mul on garaaž, mul on garaažis kruvikeeraja seina peal ja stangid ohedki. Ma ei saa öelda, et kruvikeeraja on parem kui ohedki. Nad on väga erinevad tööriistad. No kõik väga head tööriistad. Ja siis ma pean nagu üritama, me oleme dilemmas, sest meil on kõikidel kandidaatidel oma väga tugevad plussid, me üritame aru saada, mida meil siis nüüd täna vaja on aastas perspektiivis, 2 aastas perspektiivis. Ja lisaks on veel üks selline dilemma selle asja juures. Nendest kandidaatidest 2 on selgelt liiga kvalifitseeritud. Siis jälle militaarmaailmast paralleeli, kui mul on jagu, siis ta juhib siis allohvitser ja ma leian nüüd väga hea kolonel-leitnant. Siis ma peaksin rõõmusena toimid, mul on jube hea, kui ma olen kolonel-leitnanti jagu juhtunud, üldjuhul see ei toimi. Ta on liiga hea selleks. Ehk siis me oleme teatud dilemmades praegu. Ühest küljest, et meil on väga head inimesed, aga nad on võib-olla natuke liiga kvalifitseeritud ja me peame üritama aru saada, mis meil siin hariduselus siis läheb paari aastat, kus sul hakkab juhtuma. Et need on need valikukohad praegu ja seetõttu ilmselt see otsus tuleb alles järgmisel nädalal. Rohkem mul ei ole midagi. Väga lihtsalt tuleb seda kohta. Kehtna staadioni kontsert. Jaa. Ma mõlun huviga kuulas neid hirme. Ma tegelikult olen nii-öelda siis FM või džunglitelefoni natukene rääkinud, et tulevad mingisugust inimest kohale, inimest kasumannasse vaja, seda ära maasida. Ma käin suviti Kristial kohaga väljendustel, väike koht Põlvamaa nagu Hiidega. Ta toimus 4 aastat järjest esendused, kus on korraga 1000 inimest. Sellel aastal on kohalised niivud, kui keegi tahab vaatama minna ja teil pole piletit, siis ta sellel aastal vaatama minna ei saa piletit. Järeltuur, väga karm hinna. Järeltuur, väga karm. Ennem oli Taada ja ennem seda oli Kongen Tennus sellest neile asi. See on väga palju inimesi, see on väga väike koht. No ei ole ma märganud, et seal oleks mingid asjad nagu väga nihust. Kui me mõtleme meie staadioni kontserdile esmalt ja mõtleme, kes on siis nagu Alfagid, FR David, Marju Läni ja Discord, Alla Roosileht. Ja siis mõtleme nagu sihtgrupi peale. Kurat, mul on vabandust. Mul on pisut keeruline nagu ette kujutada seda sihtgruppi arvestades, et seal hakkaks nagu asjad juhtuma. Loomulikult igas vanuses inimeste seas on kentsakalt käituvad ja võib-olla kui keegi saab minna oma noorusmaale, uhkelt saab näppu visata teismelise aja lemmikbändi ees. Võib-olla tõesti juhtub, aga mul on mõnevõrra keeruline seda. Loodame kõige paremat. Ma lootsin, et teistsugust vastust, et ma korras, et sa räägid, kes on polnud nagu surma. Seda detaili ma ei tea. Aga Illar, me uurime selle välja. Selles mõttes, kui tahab mingi väga detaili saada, siis saab tõesti ei tea. Jaa, ole hea, aga... Mina tahan küsida, et staadion nagu Kehtna põhikoolile üle antud ja nüüd see suur üritus, et meiega ei ole mitte keegi ühtegi sõnastest kontserdist rääkinud, et kas meid ka kaasatakse? Ma võtan selle teadmise endega kaasa. Ma tõesti teadvist, et omavahel on mõni keegi. Mitte mingit, absoluutselt. Ja, sest seal võis juhtuda selline hetk, et see kokkulepe oli enne, kui staadion üle anti. Aga selleks... Et see tuli teile kui nii-öelda paketina kaasa. Aga kuingi praegu? Ja see, kui see on kuskile toolide vahel kukkud, siis see on väga loomulikult ära kõrglatil.
hea tähelepanek, aga ma tahan sain ka kaasa. Angeelika tahab ka küsida. Ma tahaks küsida seda, et milline on valla kulu seoses selle üritusega ja millised read see kulu tuleb? Kehtna klubi read. Vabandust. Kehtna klubi read. Meil oli vahepeal see katmata ja minu arust on ta suurusjärgus, ma ei väga täpselt ei ürita, aga kuskil 5000, kuskil sinna au. Ja mis põlimab? Jälle see on lepingus kirjas, et ma ei ole valmis korralduslik. See on lepingus kirjas, kes mille eest vastutab, et ma ei ole vastu neid nii detailselt. Minul on küsimus, et tore, et see üritus tuleb, väga poolne, aga kes võtab vastutuse selle rajavõtte eest, kui sellega midagi juhtub? Selle võtab ürituse korraldaja. See on korraldaja vald, laitavad selle koostööd ära, kuidas see kaetakse kõik sai. Ja ma mõtlen, kui seal pärast midagi juhtub, siis korraldaja vastutab või vald vastutab? See on asjaoludest, seal on kõik jälle, ma pean, selles mõttes, et asjad on detailid nagu lepingus, aga mul ei ole lepingut taga. Äkki näeks seda lepingut, sest see tõesti konfessioon on, et see on volikogu liikmed võiks suhelda. No jah, kas või näiteks siis korjata küsimused kokku ja saata Rinaldole ja Varrile. See on kõige mõistlikum, et ma ei olnud päriselt ka valmistuna vastama. Minu jaoks oli ka natuke üllatus, et Rinaldot ei tulnud juurde, siis oli midagi valesti aru saanud. Aga me võime teha küsimused ja küsida täpsemalt järgi, kui volinikud seda soovivad ja siis me saame juba täpselt ka vastused. Samad küsimused Kairi paneb meile protokolli ja siis edastame vastused. Aga aitäh! Ja Leanikal oli ka üks punkt, nii et... Jah, ma nüüd ei tea, kes siis vastaks, aga noortevaldkonna rahulolu küsitlus Kehtna vallast tuli välja. Tegelikult teavitus tuleb teist korda. Täna on märkan, et me oleme selle küsitluse teinud 3 erinevaks. Mis on see põhjus ja kas eelnevad vastused lähevad arvesse kogutud varem? Kas saadame selle ka äkki Rinaldole Marekile? Jah, ja siis mul oli üks küsimus veel, et kas need küsimustikud lähevad laiali saatmisele ka e-kooli ja e-viisi ja kas see on kõige tõusum meeldib täna neid noori veel kätte saada, kui pool on läbi? Äkki teeks siis niisuguse kirjaliku küsimuste vooru. Ja siis on palve ka Kaarepere piirkonna elanikuna. Palun kasutage piirkonna nimena, piirkonda käsitledes nime, mis on meil arengukavas. Selles küsimustikus 3 sektsioonis me räägime Valtu piirkonnast. Aitäh! Ja järgmine volikogu istung on alles 28. august. Nii et tuleb pikk ja ilus suvi. Suur aitäh, ilusat suve!